Räägitakse, et tänapäeval imesid ei juhtu. Lubage vastu vaielda, juhtub ikka küll. Selle elavaks tõestuseks on Randveres Malmide valvekoer Ritchie. Uskumatu, aga see koer ei saanud 2 liiklusavariis ühtegi luumurdu. Vedeles 10 päeva kraavis, läks mädanema, haavadesse tekkisid vaglad, enne kui head inimesed ta sealt päästsid. Aga Ritchie tuli paljude inimeste rõõmuks surmaheitlusest võitjana välja. Paljud kahtlesid ja isegi koerasõprade foorumis Koerte koda arvati, et seda looma ei suuda enam keegi päästa. Arvati, et mida kiiremini ta magama pannakse, seda parem on. No, samamoodi ütled, et kuidas sa lähema sõbra või perekonnaliige või keda paned magama. Sama vastu. Õnneks olid Malmid ja Õismäe loomaarstid teist meelt ja otsustasid võidelda viimse hingetõmbeni. See verepilt, mis me tegime alguses, mis näitas suur aneemiat ja see leukotsütoos, verepõletikuline protsess, need olid nii tugevad, et seisund oli väga raske ja see vereülekanne tegelikult vist aitas temale ka, et 5. päeval peale vereülekannet veri tasapisi hakkas taastuma, me tegime vereäike preparaati ja seal oli niimoodi, seal oli juba eritrotsüütide noorvormid ja parasiitide kohta me ka uurisime, et vereparasiite ei ole, kõik okei oli. Tasapisi kõik hakkas taastuma. Kuidas nahk taastub? Taga ilusti. Vahepeal ju täitsa ise ka nutsid ja arvasid, et päästa ei õnnestu, et sureb ära. Nutsin, kui oli kriitiline seisund, siis ma nutsin ja kõik olid kasi nagu paanikas, mis teha edasi ja kuidas teda päästa ja kuidas ravida, aga ühe sõnaga vist Jumal kuulis minu sõnad ja kõik okei. Magama panna on muidugi kõige lihtsam variant. Aga proovida ja tänu arstidele, et nemad juba uskusid, et proovime, et äkki saab. Aga enda usk kippus nagu kehvaks jääma? Alguses ei olnud, aga just siis, kui see veri halvaks läks, siis kippus küll. Kui ta ei võtnud seda vereülekannet vastu ja süüa ei tahtnud ja siis kippus küll, et läheb käest ära, mitte midagi teha ei ole. Aga kui sööma juba saime, siis tekkis juba lootus, et asi läheb paremaks. Sest algusest ei söönud mitte midagi. Siis ostsime apteegist süstla ja süstlaga hakkasime söötma sunniviisiliselt. See kestis 2 päeva. Ja siis otsustasime, et anname siis proovime kondiga, toore kondiga. Et mis ta teeb, sööb või söö. Siis abikaasa andis talle konti ja see läks koos käega. Ta haaras käest kinni niimoodi, et see toore kondi sai kätte endale. Siis hakkasime toores konti andma. Siis andsime hakkliha. Siis panin hakkliha sisse juba kuivtoitu. Siis küsisin, aga äkki sööd paljast kuivtoitu ka. Sõi ka seda ja siis oli korras. Siis läks söömiseks. Nagu näete, on loomaarstide ja pererahva pingutused vilja kandnud ning õnnesärgis sündinud Ritchie on jälle oma armsas kodus tagasi. Koos pere teise koera Faaraga tervitab ta meid koduväravas. Või kas ikka tervitab? Pigem annab märku, et boss on tagasi ja ilma peremehe nõusolekuta pole vaja sisse tungida. Ootame kannatlikult, kuni Vladimir tuleb lõpuks väravat avama. Peremees on hea tujuline. Suuremad hirmud on nüüdseks selja taga ja enam pole kahtlustki, et Ritchie jääb ellu. Muidu vaikne mees on nõus nüüd juba ka kaamera ees oma pere üleelamistest ja Ritchie ravimistest pajatama. Kui kaua see ravi on nüüd kestnud siis? On cirka kuskil 6 aega natukene üle. Ja kas saite kodus hakkama või pidite nagu seal kliiniku vahet käima? No ikka käisime kliiniku vahel ka vahetavahel arstidel näitamas. Ja siis vahepeal oli ta kuskil 4 päeva kliinikus sees, uuesti tilguti tal, kuna tal vahepeal halbaks. Tal need verelivledega oli probleem. Aga et siis tuli hirm naha vahel, jah? No eks ikka tuli. aga kodus nüüd, kodus ka tilgutid ja süstid, et kui palju neid sai siis tehtud kokku? Tilgutid oli 3 päeva ja kord päevas 2 purki, aga süsti oli 70 tükki tegi veel. Plus üks jagu tabletti. Et see oli ju täiesti niuke täiskohaga töö, et siis pidi ju suisa töölt lahti võtma, et tema eest hoolitseda. No parajasti oligi, naisel oli puhkus, et siis terve puhkus oli koeraravi.
Osaliselt on ju tegelikult on ju Ritsi elus täna Faarale. Noh, kuna Faara oli see doonor, kes verd andis. Praktiliselt pumpusime ta tühjaks. Kui palju siis Faaralt verd võeti? No ma ei tea, kuidas nendega protsentuaalselt oli, aga no ikka, ma kui arsti käest küsisin, palju on vaja, ta ütles palju. Oled selle autojuhi peale vihane ka või? No kindlasti olen, mul siin Ritsi järgi üks kliisma, kui saaks kätte, siis saaks tal kliisma ära tehtud. Eks siukest asja võib iga ühega juhtuda, võib kuskil ikkagi helistada ja teavitada, et näed, siukene asi on juhtunud, koer vedeleb ja noh, kas tuleb peremees, tuleb mingi varjupaik või midagi siukest. Võiks kas või politseissegi helistada, näed, siukene intsident juhtus. Praktiliselt, kui niimoodi, kui mingi õnnetus on, koera peremees vastutab selle vari eest. Ja ma oleks nõud vastutama. Üks asi ja teine asi, ma oleks 3 nädalat ennem ta kätte saanud, ta poleks siukse seisuga. Lõpp hea, kõik hea. Aga eks sellest loost ole kõigil, nii autojuhtidel kui koeraomanikel midagi õppida. Sest reeglina on sellistel lugudel kurvad lõpud. Ja imekoeri nagu Ritsi sünnib haruharva. Aga on nad veel proovinud minema hiilida või? Ei ole. Ja nüüd on väravad ka lahti, et ei julge. Ma kui Ritsit võtsin arsti juurde, teen värava lahti, et lähme autosse, ei tule, peab sülle võtma. Aga nüüd ise ka 10 korda kontrollid värava üle, kui minema lähed, jah? No ikka. 15 korda. Teist korda nagu sellist asja üle elada ei tahaks, jah? Ei taha, see on kole ränk selles suhtes, et loomale omal ja tervel perel. Aga nüüd on nagu hing rahul, jah? No nüüd on täiesti rahul, et esmaspäeval käisime arsti juures, verelivled on korras, praktiliselt koer sööb ja jookseb. Aitäh kõikidel, kes aitasid ja osa võtsid sellest, suuremad tänu. Faara poolt ja meie vere poolt. Tulemus on praegu küll hea. Tänu muidugi nendele arstidele, kes tõesti seda asja südamega võtsid. Tänu bussijuhile, kes helistas ja aitas looma ja tänu nendele arstidele. Toredad arstid.